Phoenixbet on omadele toeks korvpallist kuni rallini. Phoenixbet, panustame omadesse. Jasper Vaher, Jyvaskyla ralli võit, Soome meistrivõistlused, Eesti meistrivõistlused kokku. No mis emotsioon on, sa oled näost nagu tavaline, nagu poleks midagi eriti juhtunudki? Ei, eks loomulikult rõõmustunne on, et ei oleks osanud sellist asja oodata, aga kuidagi päeva teises pooles me kuidagi suutsime, ma ei oskagi öelda, kuidagi paremini sõita või ju siis võib-olla meile midagi sobis paremini, et ei oskagi nagu midagi öelda, et mis selle seletus nagu võiks olla, aga ei, iseenesest nagu sobis, et terve päeva oli tegelikult päris okei rütm ja kõik sobis. No kui me rääkisime 2 kiiruskast enne lõppu, sa ütlesid, no ei me seda liidri kohta ei suuda hoida, et kas sa natuke nagu bluffisid ka, et ennast nagu alla tõmmata või no tegelikult sa Salamas, ma usun, vast ikka ootasid seda, et sa suudad hoida? No eks ma sisimas ikka pean ju lootma, et ma suudan hoida, aga ma ütlen ausalt, tegelikult ma väga ei uskunud seda, kuna ikkagist katsed on niivõrd legendaarsed ja eks kindlasti ei taha kuskile vabandust taha pugeda, aga kindlasti on siin teistel võib-olla natuke rohkem kogemust, et tõesti ei osanud seda oodata, aga see vihm ka kindlasti võib-olla tegi olusid kuidagi võib-olla siis võrdsemaks, võib-olla mõne jaoks paremaks, võib-olla mõne jaoks kehvemaks, just et see ka kindlasti võib-olla mängis kuidagi kaardid rohkem meie kätte. Kuidas seal libeda peal sõita oli sinu enda vaatest? Tegelikult oli üllatavalt okei, et me küll sõitsime selle keskmise Segurefiga, aga see töötas üllatavalt hästi, et võib-olla isegi mingid kohad olime üsna tagasihoidlikud, aga selle viimase katse peal tegelikult ei saadanud üldse nii kõvasti, et pinnas oli liivane ka ja siis see vesi põhimõtteliselt läks sinna sisse ja seda vett nagu väga näha isegi ei olnud, et tegelikult oli üllatavalt okei. No kui nüüd vaadata korraks 2 viimast rallit, Rootsi ja nüüd see Soome ja seda kiirust, et kas võib öelda, et kvalitatiivselt oled ikkagi nüüd teinud mingisuguse sammu edasi ja jõudnud päris levele, sest vastased, kellega siin võidu sõitsid ja sa võitsid, on ikkagi mehed, kes on ka MM-sarjas teinud päris kiireid sõite. No kindlasti ma arvan, et eks see areng on toimunud, aga eks see on kogu aeg teada olnud, et kiired teed mulle sobivad ja see on ka loomulik, aga nagu ma olen ka varem öelnud, siis aeglasemate rallidel, asfaldirallidel me ei tea üldse enda pilti veel, aga jah, sellistel rallidel tundub, et oleme täiesti, kui kõik sobib, oleme täiesti rütmis. No tegelikult ju järgmised rallid on ka suhteliselt kiired, kui sa tuled Rally Estoniale, siia Soome MM-rallile, et selles vaates no kõik Rally 2 sõitjad maailmas värisegu või? Ei, ma niimoodi päris ütleks, et MM on ikkagist MM, et siin me ei sõitnud isegi ühte päeva MM-ist põhimõtteliselt kokku, et noh, vähe teine lugu, et MM ei ole sõitnud ja eks see on ikkagist üpris teistsugune, aga loomulikult mingisugune põhi on nagu all, et noh, me suudame nagu kiirust näidata, aga et seda kiirust näidata kogu 3 päeva vältel, siis see on nagu hoopis teine lugu, ma arvan juba. Kas see selline võit väärib ikkagi täna väikest täistamist ka või? Eks natuke ikka. Nii, Rait Jansen, Soome meistrivõistluse etapi võit. No mis tunne oli seal Jasper Vaheri kõrvalistmel olla seda metsikut kiirust niimoodi dirigeerida oma lugemisega? Ei, tegelikult oli väga mõnus, et need katsed on muidugi kiired ja siukseid trikikohti on palju, aga autos sees oli tunne väga mõnus kogu aeg. Et siukest üllatavad nagu siukest hirmu või siukest asja olnud. No kuidas sa tunnetad seda, et te olete nüüd see aasta teinud paar päris kõva rallit ja teinud seda arengus nagu kõva sammu edasi, et kuidas sina kaardilugejana tunnetad seda võib-olla see vägevat hoogu nagu? Eks ikka, see hoog on minu arust nagu on suht kohe, kui me selle Rally 2-ga sõitma hakkasime, et on nagu suht okei olnud. Ja nii-öelda ise rohkem ma ei oskagi hinnata nagu seda praegu. Aga arengu mõttes, mida sa näed, et kust ja mismoodi te peaks nüüd nagu edasi minema, et seda stabiilsust kas sellel tasemel saavutada? Sõitma. Võimalikult palju sõitma lihtsalt, ma arvan. Et sõitma ja legendi trenni tegema ja selle pealt tuleb. No kaardilugejate kohus on tihtipeale ka roolikeerajate emotsioone alla tõmmata ja et tempod liiga hulluks ei läheks. Et kuidas teil seal autos see on, et kui palju sa pead noort paarilist ohjeldama vahepeal? Pigem vähe, ta on tubli ja tark poiss, et siis kui ikka näha on, et hakkab nagu üle pingutama, siis ma proovin midagi talle öelda, et maha rahuneks, aga muidu ta saab ise ka aru. Ma ütlen vahepeal, et kuule, mis magad siin, et pane gaas juurde?
ei, niisugust asju väga ei ole. No Jasper ütles, et väike tähistamine ka täna on asjakohane, et kuidas sulle tundub, et kuidas see tähistamine võiks välja näha? No ühe õlle võib ikka lubada endale. Head õlut! Aitäh!